siin alguses näitasid nagu need erinevad tasandid, et kus seda saarelisust näha võib ja ühest küljest tundub, et justkui see saarelisuse fenomen on nagu üha intensiivsemaks muutunud kõigi selle fragmenteerumise käigus, aga samas arvestades kõik sellist liikide liigutamist ja introduktsiooni ja tundub jällegi, et see saarelisus hakkab just nagu ära kaduma, et kas sa oskad kuidagi kommenteerida, et kuidas biogeograafias seda kahte tendentsi nagu kokku panna või? No see on jah selge, et loodus muutub järjest tükeldatumaks, aga samas need tükid muutuvad järjest homogeensemateks nii oma võib-olla struktuuri kui ka elustiku poolest. Või et kas neid seni kasutatud neid saarelisuse mudeleid kuidagi selle tõttu on hakatud ümber mõtestama või modifitseerima? See saarte biogeograafia mudel, see immigratsiooni, ekstintsiooni tasakaalupunkti otsimine, see kehtib skaalad üleselt, et seda saab rakendada nii kontinendi tasandil kui ka oma tagahoovis, et selles mõttes on ta väga universaalne viis, kuidas seda liigirikkust, selle muutumist mõõta, aga noh, see küsimus on tõesti nii üldine, et väga raske on anda mingisugust ühtset vastust, et noh, tõesti need protsessid toimuvad globaalselt, saame öelda, loodus muutub ühetaolisemaks ja järjest samal ajal fragmenteeritumaks, aga erinevatel tasanditel see toimub võib-olla erinevalt, kes seal esimesena ära kaob või kes tuleb juurde ja sõltuvalt sellest, kus kohas see paikneb ruumis, et kui palju sinna on juba juurde tulnud ja kui palju on välja surnud. Selle kallal 10 000 inimesed töötavadki iga päev. Kas võiksid lisandada paari minutiga saarte biogeograafia ajaloo põhipunktid, nii nagu sina seda näed? Sellepärast, et praegu sa ei nimetanud üleüldse MacArthur ja Wilsoni tööd küll näitasid nende graafikut, eks ole, millest tegelikult nagu bioloogidele see saarte biogeograafia või saarelisuse biogeograafia nagu kohale jõudis ja samal ajal see Hanski tegelikult sai tuntuks hoopiski metapopulatsiooni õpetuse. Tähendab, kas need kaks momenti sinu pikas pildis võib-olla umbrudist ja tänaseni on nagu juhtumisi nii-öelda populistlikus tuntuks saanud või nad tõepoolest on olulised momendid? No ökoloogia oli, mulle tundub kuskil teise maailmasõjani päris palju, kuni teise maailmasõjani, eriti mis puudutas seda elurikkusega seotud osa, oli hästi selline kirjeldav teadus, kus erilist statistikat ega analüüsi väga ei tehtud. Ja ma arvan, et selleks esimeseks suureks lähtepunktiks, kust üldse elurikkuse mõõtmine läks lahti, oli see Hutchinsoni Santa Rosalia artikkel, 56 äkki, kus ta põhimõtteliselt küsiski sellise lihtsa küsimuse, et miks üleüldse on nii palju loomi maailmas või organisme või liike. Ja siis tulid esimesed arvutid, ütleme see kvantifitseerimine või mudeldamine läks vähemalt Anglo-Ameerika teaduses väga populaarseks ja see Levinsi artikkel ilmus minu meelest 68 või 67 ja saarte biogeograafia mudel ilmus ka 67. Et põhimõtteliselt tuli korraga kaks teooriat, mis seletasid mõnes mõttes seda sama asja, aga saarte biogeograafia mudel tõesti ta oli visuaalselt hästi lihtsasti hoomatav ja ta sai kohe hästi populaarseks. Ta oli juba, ma arvan, 70-ndatel Jared Diamond tegi sellest LOSS-mudeli, et kui teha näiteks uusi looduskaitsealasid, et kas parem on siis teha nii, et nad on pigem tervikud, koosnevad tükkideks, suuremad, väiksemad ühendused ja nii edasi, sest LOSS tähendabki siis single
large or several or small, nii et see saarte biogeograafia, mis algselt oli MacArthuril ja Wilsonil mõeldud päris veega ümbritsetud saarte uurimiseks, et see läks kohe kulutulena üle ökoloogia, aga kuna see Levinsi mudel metapopulatsioonidest, mis siis võttis natukene arvesse ka seda source sink dünaamikat ja muud säärast, kuna see oli väga matemaatiline, siis see nagu ei tahaplaanile ja Hanski ju tegelikult soojendas selle sama idee põhimõtteliselt üles, et see metapopulatsioonide dünaamika ei olnud tema nii-öelda originaalne mudel, vaid Levinsi edasiarendus lihtsalt. Et siis jõudis see metapopulatsioonide asi nagu saarte biogeograafile järgi ja võib-olla mõnes mõttes on nagu üle võtnud selle, kes oli hea ülevaade. Nii näen seda mina. Kas on veel küsimusi? Ma tahaks võib-olla lihtsalt kommenteerida ja tänada Laurit selle tõstika töö eest, et iga inimest mingi raamat kõnetab mingil erilisel põhjusel, et see kuidagi, see sama pilt leheküljelt 116, kus ta hakkab oma isaga sellele laiule minema, et minust on tehtud 2-aastasena põhimõtteliselt analoogia pilt, ainult et vanem aias, samamoodi hein on kõrge ja selliste saarte peale mõeldes kas või need vanema aiad kui saared, et minu lastel näiteks ei ole võimalik enam sellises aias käia, et ma pean võitlema sellise 20 × 20 meetrit kõrge heina eest, et see säiliks läbi suve, et selles mõttes see raamat on tõesti täis selliseid elulisi nüansse ka, et kindlasti võib soovitada, kes veel ei ole lugenud. Aga Lauri, aitäh, kui rohkem küsimusi ei ole. Lõpetuseks võingi öelda, et enamus raamatuid, mis ma olen tõlkinud just sellest lähtuvalt, et need on need raamatud, mida ma oleks ise tahtnud lugeda, kui ma olin veel noor. Aga mida eesti keeles ei olnud. Aga lõpetuseks, nagu ma ütlesin, et meil oleks ütel